Nii, nüüd siis põrked. Mida me teeme? Me võtame ja setime jälle selle üles nii, et paneme üles selle 1000. Nii. Ja nüüd võtame see 5 sekundit võiks olla mõistlik. Et siin on siis 5000, paneme 8. Äkki saab sellega ka hakkama, et siis ta saab pikemalt põrgata. Nüüd eks siis 1000 mõõtmissekundis, 8 sekundit, teada on, et see asendisensor reaalselt nii kiiresti ei jõua. Aga me teame seda, arvestame sellega ja nüüd paneme selle mõõtmise käima siis niimoodi. Et lükkame siit järele ja siis lükkame siit käima. Nii, see on meie graafik, et üleval on jõud, all on asend. Ja nüüd siin alguses on meil siis näha, see on jõud, asend, ehk siis siin on meil vanker on lennus, jõud või mõju. Ja siin on siis asendite mõõdab ikka. Nüüd siin lõpus ta peaaegu jääb juba kõikuma sinna peale, et seda osa me võiksime pärast vaadata järgmises mõõtmises täpsemalt. Igal juhul siit edasi, ehk siis siin on juba näha, et see muutub sinusoidaalseks see jõud. Okei, peale vaadates. Nüüd see oli meie esimene mõõtmine, et paneme selle sahtlisse. Ja siis proovime seda teist korda veel. Ja nüüd teeme seda kuidagi nii, et me ei tee seda amplituudi nii suureks. Teeme selle vähe väiksema, siis me näeme selle lõpu ka ära. Ja siis paneme siis ta siit käima ja siis siia peaks nüüd veel midagi siis tekkima. Nii, et võtame nüüd selle, paneme selle sahtlisse, võtame mõõtmine number 2. Ja nüüd on meil siis selline pilt. Eks siin meil on põrked ja siin see sumbub lõpuni ära, et siin on asend, et samamoodi, et kui me nüüd selle viimase otsa siit üles suumime, siis eks siis see on lihtsalt pendel, vedrude peal pendel. Võtame siis ja graafik ja suumi välja. Paneme see oli juba sahtlis ära. Nüüd võtame uuesti selle esimese mõõtmise ja näitame ühe asja ära. Et kui ma suumin selle sisse, lähme siia päris algusesse sisse ja siis suumin veel siit selle sisse. Nii, nüüd kuskilt siit siiani nende kahe vahel on see vanker siis lennus, et suumime veel selle sisse, graafik suumi sisse. Nüüd on meil selline ja nüüd kui ma võtan analüüsi, joonesobitus ja siis asend, siis ma saan siit sellise ekraani ja ma saan seda sobitada siis millega? Ruutfunktsiooniga. Ja te näete,
et see on siin päris hea lähendus sellele, ehk siis ruutfunktsioon, mis ju teisipidi tähendab seda, et see vanker justkui lendab ja siis selle asendi ja aja vaheline sõltuvus on ruutsõltuvus, mis tegelikult gravitatsiooniväljas liikumisel peakski olema nii. Nüüd arusaamatus tekib see koefitsient A siin, mis on praegu 4,98, mis võiks ju olla juba midagi muud. Ehk siis see on, aga noh, see sõltuvus on väga seas lähenduses selle koha peal ruutsõltuvus. Ja nüüd, et siis on meie teine graafik. Et kõik mõõtmised koos, siis me saame need 2 korraga ja siis see on meie teie andmete kogum, millega me saame töötada.